Hei imelised inimesed, ma tahtsin täna jagada ühte nippi, ühte olulist nippi. Tihtilugu ütleme, kui küsida inimeselt, et mida sa soovid või mida sa tahad, siis me ütleme, et ma ei taha olla enam haige. Aga siin lauses on eitus ja see eitus üldse kohe mitte ei sobi, sellepärast et kui sa ütled, et ma ei taha enam olla haige, siis ma saan aru, mida sa tegelikult soovid, aga see eitus ei ole väga hea. Kui me päriselt midagi soovime, siis me peame soovima seda jaatavas vormis ja positiivses võtmes. Et see sisendus kehasse päriselt integreeruks ja energeetilisel tasandil toimiks. Ehk siis, kui ma ei soovi enam olla haige, siis mida ma päriselt soovin? Mis on see, mida ma päriselt soovin? Ja kuidas seda saaks öelda jaatavas lauses, positiivses võtmes ja selliselt, et see oleks kehale kerge? Ma soovin saada terveks. Ma soovin terveneda. Ma tervenen. Ma soovin saada kergemasse kohta. Ma soovin, et mul hakkaks parem. Need on need laused, mida enda puhul kasutada. Et proovi seda eitust ära jätta, sest kui sa eitust kasutad, siis öeldakse, et universum ei kuule seda. Sellises võtmes ta ei kuule seda. Kui sa midagi soovid, on oluline, et see oleks jaatavas vormis. Ma soovin terveneda. Ma soovin terveks saada. Ma soovin näha kohti, mida mul veel on vaja näha. Ma soovin saada uusi taipamisi. Ma soovin, et mind saadetaks kokku inimestega, kelle läbi saan mina veelgi rohkem kergusesse. Palun minu teele inimesi, kes saavad mind aidata. Palun juhatust. Palun mulle uusi taipamisi. Palun mulle lahendusi. Palun mulle näha veel neid kohti, mida mul veel on vaja näha. Mis on veel võimalik? Kas saaks veel kergemini? Kas saaks veel kergemaks? Kas oleks võimalik, et see saaks olla veelgi lihtsam? Ehk siis kasutada selliseid taotlusi, selliseid lauseid jaatavas positiivses variandis. See on mega oluline. See on mega oluline. Unustage ära need kohad, unustage ära see positiivne negatiivsus. Justkui, et ma ei taha olla enam haige ja ma tahaks, et mul oleks kõik hästi, aga ma ei saa aru, miks mul veel ei ole ja unustage ära sellised asjad. Need ei käi kokku tervenemisega. Ja need ei käi kokku üldse teadliku mõtlemisega, kuidas oma elu luua ja juhtida ja saada kontakt selle kerguse ja positiivsusega. Ehk siis jälgi ennast, mis lauseid sa välja annad, mis lauseid sa endale räägid. See on oluline. Hakka ennast kõrvalt jälgima, hakka ennast kõrvalt vaatama ja võtta ennast justkui vahele. On okei eksida, mina ka eksin. Panen endiselt puusse mõnikord. Aga oluline, et hakata ennast jälgima, mis lauseid ma välja saadan. Ja ka see, et kui mul ongi näiteks mingisugune raskem haigus ja kui ma ütlen sellele haigusele,
et see on nii vastik olukord, see on nii vastik haigus ja mulle üldse ei meeldi see, siis see on juba negatiivsus. Et mis sildi me peale paneme sellele. Selle asemel ütle, et ma näen seda haigust, ma tervenen, ma soovin näha sügavamale, mis on need kohad, mis mul tuleks veel terveks teha, mis on need kohad, mida ma veel ei ole näinud, aga ma võiksin näha, palun näidake mulle neid. Ma soovin kergust, ma soovin rõõmu, ma soovin armastust, ehk siis ole justkui iseenda politseinik. Hakka ennast võtma vahele, vaata, mis toonil ja mis lauseehitusega sa endale tegelikult neid lugusid räägid. Need lood tulevad tihti hästi automaatselt, alateadlikult, sest me oleme õppinud neid teiste pealt, sest teised teevad nii. Aga sina saad õppida ümber, endale kasulikumal moel, endale toetaval viisil, mis päriselt hakkab sinu keha toetama ja sulle kergust juurde tooma. Ehk siis ole iseenda detektiiv. Iseenda detektiiv. Imelist päeva sulle!